Tere tulemast kuulama Teadlikuma ema podcasti. Teate, aasta on lõppenud ja uus aasta on alanud ja ma olen selline inimene, kellele kohutavalt meeldib teha analüüse. Ma vaatan kogu aeg enda aastale järgi. Ma teen siuksed väiksed nõudse. Ma ütlen iseendale, et okei, seda me kordame, seda me kindlasti enam ei tee. Ja minu jaoks inimese areng tähendabki seda, et ta valdab rohkem enda mõtted, enda tundeid ja ta on oma mõtted pannud nagu kenasti riiulitele ja ta teab, mida ta teeb. Mitte lihtsalt asjad juhtuvad. Ja ma olen see inimene ka, kes annab endale lubadusi ja viib nad ellu, sest et miks mitte, on ju. Nii et tänases selles podcast episoodis ma tahaksin jagada sinuga siis küsimusi, mida ma endalt sellel aastal küsisin, küsimused, millele ma enam ei vasta ja küsimused, millega ma uude aastasse lähen. Ning sina võta paber ja pliiats juurde ja proovi ka vastata nendele küsimustele, on ju. Teeme koos sinuga siukese väikese vahva tagasivaatamise ja ettevaatamise, mis sa arvad? Teadlikum ema ei ole kindlasti täiuslik ema, seda ma tahan kohe rõhutada. Teadlikum ema on õppiv ema, arenev ema, avastav ema, muutusi tegev ema. Et ma arvan, et me teeme vigu surmani ja ma arvan, et see on okei. Suurim heatahtlikkus minu meelest on see, kui me laseme inimestel oma vigadest õppida ja me oleme vigade tegemise hetkel heatahtlikud iseenda ja teistega. Ja nagu öeldakse, et kõige suurem lollus on ühte ja sama viisi mingit asja teha ja oodates kogu aeg erinevat tulemust, et see tegelikult ju ei tööta, on ju. Okei, kuule, aga alustan pihta, ma olen nii elevil, mulle endale see kohutavalt meeldib. Nii, küsimused, mida ma endalt sellel aastal küsisin. Oled valmis? Millal ma reageerisin, kui oleksin tahtnud vastata? Reageerimine on automatism, see tuleb nagu tagant kuklast ja pärast vaatad nagu, oh my god, kes tegi, miks tegi. See on nagu reaktsioon on nagu tüüp, kes tuleb su koju, lõhub ära su nõud, siis kõnnib minema. Aga killud jäävad sulle koristada ja nõudest jäid ka sina isiklikult ilma, on ju. Et millal ma reageerisin, kui oleksin tahtnud vastata? Näed erinevust, on ju. Ma reageerisin, minu mehel oli sellel aastal ääretult keeruline. Tal tekkis vaimse tervise kriis, keskea kriis ja ma reageerisin sellele ja ütlesin asju, mida ma tegelikult ei oleks tahtnud öelda. Ma ütlesin oma lastele neid asju. Ja kõik, mis me reaktsiooni käigus välja ütleme, ega me neid enam tagasi võtta ei saa. Ja siis ma tunnen hetkel praegu, kui ma siin teiega räägin, siis ma tunnen südames kahetsust. Ja ma luban sellel kahetsusel olla, sest et see ongi see, mis mind õpetab. Nii ei ole vaja teha. Vahepeal inimesed vaidlevad, et reaktsioonid on normaalne ja see on nii tore, et me reageerime kogu aeg. Aga tegelikult need reaktsioonid, mida me saame pärast selgelt aru, et me tegime kahju ja mis tekitavad meile kahetsuse tunde, need reaktsioonid on selge tõestus, et me ei pea reageerima. Meil võiks olla ju mingi pidur enne seda reaktsiooni. Kuidas tundub? Millal sina reageerisid, kuigi sa oleksid tahtnud vastata? Mis minus käivitus enne, kui olukord muutus raskeks? Mis minus käivitus enne, kui olukord muutus raskeks? Ja ma ütlen täiesti ausalt, hirm. Hirm oli see, mis pani mind reageerima. Hirm. Aastal 2025 see oli vist
ma ausalt öeldes ma olin oma ärevusest ja hirmudest saanud väga hästi nagu üle oma teadmiste ja tehnikatega, mida ma ka inimestele õpetan Teadlikuma Ema klubis. Ja ma olin iseenda üle väga uhke, siis aasta 2025 pani mind olukordadesse, mis näitasid, oot, sul on veel hirmu ja ärevust küll. Nii et hirm ja ärevus oligi 2 sellist tunnet või märksõna siis, mis mind sellel aastal hästi palju nagu mõjutas ja mille tõttu ma olin ka reaktiivne, mis pani mind hiljem nii-öelda kahetsema. Mis sinul oli? Kus ma ootasin endalt liiga palju? Kas ema rollis, tööl, abikaasa rollis, kodus? Kus sa ootasid endalt liiga palju? Ma arvan, et mina ootasin endalt liiga palju ema rollis ja töö rollis. Ja kui me ootame endalt liiga palju, siis me teeme liiga palju. Ja kui me teeme liiga palju, siis me võime läbi põleda. Siis me ei võta puhkepause. Siis tekib ka selline sisemine pidev piitsutamine, sihukene endaga nagu halvasti rääkimine. See ei ole okei. Millal ma sain aru, et väsimus ei ole iseloom? See on nii hea küsimus, sest et emad annavad endast hästi palju erinevatele rinnatele ja siis nad väsivad ära. Ja siis nad hakkavad arvama iseendast, et nad ongi sellised, nad on igavad ja nad ei jõua ja äkki nad on, ma olen juba vanaks jäänud. See oli niisugune perimenopausi tabasin ja see ongi selline, et äkki ma olen vanaks jäänud. Aga tegelikult ei ole, ma olen lihtsalt väsinud. Väsimus ei ole iseloom, väsimus ei ole vanaks jäämine. See on lihtsalt, ma väsisin ära. Aastal 2025 ma tegelikult väsisin ära. Kuidas sinul on? Mis jäi lahendamata ja miks see oli okei või ei olnud okei? Mis jäi lahendamata aastal 2025? Mind ootab ees üks kohtulahing. Mina siis kaeban ühe inimese kohtusse. See ei lahendamata, õiglustunne on midagi, mille eest ma alati seisan. Ja see on okei, sellepärast et need asjad võtavad aega ja üks õppetund veel, mis ma aastal 2025 sain, oligi see, et asjad võtavad aega. Ma olen olnud alati väga kärsitu inimene, tahtnud kõik hästi kiiresti, siis see aasta pani mind väga-väga sügavalt olukordadesse, kus ei saa kõike kiiresti. Millal paus päästis suhte isegi, kui kõik ei lahenenud? Kuna minu abikaasal on selline keerulisem aasta olnud, siis ütleme niiviisi, et ilma pausita polekski hakkama saanud. Paus ehk sa avastad, mis su mõtetes toimub, sa avastad, mis sa tahad välja öelda. Siis sa võid selle spontaanselt välja öelda, reaktiivselt välja öelda, siis sa saad tagajärjed. On ju? Siis ma hakkasin avastama, kuidas minu sõnad tegelikult kaevavad tema auku sügavamaks. Ja kui sa mõtled sõna abielu peale, siis see peaks olema teineteist abistav elu, mis tähendab seda, et mul ei ole õigust kaevata tema auku sügavamaks. Me peame saama aru, et inimene annab sulle seda, mida ta saab anda. Ja võib-olla sa tahad saada rohkem. Võib-olla sa arvad, et sul on õigus rohkemale. Võib-olla sa unistad rohkemast, võib-olla filmid ja sotsiaalmeedia, kõik on näidanud, et sa peaks saama nagu rohkemat. Aga ta ei anna sulle rohkemat, sest ta ei saa anda, sest tal ei ole anda. Siis siin tuleb mängu see teadvustamine, teadlikkus, arusaamine protsessist. Ta on praegu selles kohas, tal ei ole praegu midagi anda ja see on okei. Ja see ongi okei. Siis hakkad vaatama seda, kuidas need reaktsioonid tulevad. Eilegi näiteks üks naisterahvas kirjutab mulle, et on oma mehe peale väga pahane ja ta ei taha oma mehega enam olla lähedane, sellepärast et ta tunneb ennast suhtes üksikuna. Aga ma tean, et ka tema mees läbib vaimse tervise kriisi. Ja sellel hetkel, kui teine pool läbib vaimse tervise kriisi, me tunnemegi ennast üksikuna. Aga see ei tähenda seda, et meil on õigus välja öelda kõike, mida me tahame. Nii et see paus, okei, ma ei ütle seda välja. See võib päästa suhte. Aga mida sa siis teed selle pingega?
kui see build-upib ehk koguneb sinu kehas ja sa ei saa seda välja öelda. Ja ma arvan, et see on tegelikult kõige tõsisem probleem emaduses üldse. Sa ei saa asju välja öelda oma lastele. Väga tihti sa ei saa asju välja öelda oma abikaasale, aga see ei tee neid asju, mis sinu sees on, neid mõtteid, neid tundeid, see ei tee olematuks, et sa neid välja ei saa öelda. Ja siin peab ju olema mingi intelligentne lahendus. Vastasel juhul me jääme haigeks. Ja tegelikult see lahendus on olemas. Me saame väljendada kõik selle ära, aga tervislikul moel. Ja kui sind hakkas huvitama, kuidas see käib, siis tule Teadlikum Ema klubisse, seal me seda just õpimegi, on ju. Aga me ei saa valada, me ei saa valada asju oma laste pähe, me ei saa valada asju oma elukaaslaste pähe, kellel on raske, on ju. Aga me ei saa neid asju ka enda sisse mädanema jätta. Ja ma tahan sulle öelda, et siin on lahendused olemas ja vot need ma ise kasutasingi aasta 2025 pani proovile kõik selle, mida ma inimestele õpetan, pani mind ennast proovile. Ja ma nii tugevasti hakkasin nagu naerma selle peale, et okei, Gertriin, näita nüüd, kuidas need asjad töötavad. Ja ma olen täna väga heas kohas. Jälle jõudsin tagasi oma heasse kohta. Nii et õiged teadmised ongi kuld. Õiged teadmised on kuld. Meil on teadmiste uputus. Panete tähele, meil on infot nii palju. Meil on nii palju infot, et see ei ole probleem. Meil on täna, ma ei tea, võta ChatGPT lahti, sa saad kogu maailma info. Aga miks info ei võrdu muutus? Vot selles on küsimus. Miks info ei võrdu muutus? Sest info ei võrdu muutus. Sa võid lugeda, aga see ei muuda su reaktsiooni. Sest sul on vaja väga konkreetset tegevust, on ju? Või nimetame seda siis tehnikaks või teadmiseks või tegevuseks. Õige teadmine, mis viib muutuseni, mida sa ootad, see on kuld. Okei, küsimused, millele me enam ei vasta. Oled valmis? Kas ma teen piisavalt? Emad, kuulge, aitab, punkt. Jah, ma teen piisavalt. Jah, sina teed ka piisavalt. Me teeme piisavalt. Täna, kui ma vaatan, siis tegelikult me anname oma lastele rohkem kui kunagi varem. Meie lapsed on palju privilegeeritumad, kui meie kunagi olime. Jah, me teeme piisavalt. Okei, võib-olla oskused ei ole piisavad. Ja seda ma võin küll öelda, emad, oskused ei ole piisavad. Isad oskused ka ei ole piisavad, aga sina oled piisav. Proovi nüüd aru saada. Sina oled piisav, aga oskused ei pruugi olla piisavad. Ja sa näed, siin on tegelikult täiesti suured erinevused, on ju? Lahe. Aga kas ma teen piisavalt? Vastus on jah, teed. Kas ma olen piisav? Vastus on jah, oled. Lepime kokku. Aastal 2026 me nendele küsimustele enam ei vasta. Kas ma peaksin olema rahulikum? Sükene küsimus, et kas ma peaksin olema rahulikum? See on väga vale küsimus. Sellele küsimusele me enam ei vasta. Me pigem võime vastata hoopis sellele küsimusele, et kas minu reaktsioonid sobivad siia? Kas ma võiksin muuta enda reaktsioone? Kas ma tahan neid reaktsioone? Kas need reaktsioonid annavad mulle sellise emaduse, millest ma olen unistanud? Kas need reaktsioonid on mu lapsele tervislikud? Vastame hoopis nendele küsimustele, on ju? Seda rahulikkust enam taga ei aja, okei? Sest elu ei ole rahulik. Elu on sinusoid. Meil on upsid, meil on downid. Üles alla. Järgmine küsimus, millele ma kindlasti vastan. Miks ma ei suuda paremini? Ma tahan suuda paremini. Miks ma ei suuda paremini? Ja siis me jõuame jälle selleni, et sa ei ole piisav, on ju? Aga sa oled piisav. Sa teed piisavalt. Mida sa tahad paremini? Mida emad peavad silmas, kui nad ütlevad, nad tahavad paremini? Ja vastas on tegelikult, me tahame paremini reageerida. Ongi kõik. Me tahame mitte midagi muud paremini. Me tahame paremini reageerida.
Aga see on tehtav ju. Ma tahan paremini kuulata. Ma tahan leida õigeid sõnu. Ma tahan olla oma lapse kõrval, kui ta on emotsionaalne. Ma tahan osata lahendada konflikte. Ja nüüd märka, miks ma ei suuda paremini? On selline tobe küsimus, mis tekitab süütunnet. Aga vasta, ma tahan neid oskusi. See annab jõudu. See on õige. Miks teised saavad paremini hakkama kui mina? Ja nüüd on see, okei, lõputu sotsiaalmeedia nali on ju. Teised näitavad sulle 1 sekundit enda 24 tunnist. Ühe pildi tegemine ei võta isegi mitte enam sekund. Aga mis seal veel toimub? Üks asi, millest ma olen aru saanud, on see, et kõik teesklevad. Kõik näitavad sulle ainult seda, mida sa näha tahad. Mina olen proovinud näidata ka negatiivsemat külge, siis ma sain aru, et seda ei saa näidata. Inimesed ei ole selleks valmis. Inimesed ei taha näha negatiivset külge. Inimesed arvavad, et kui me näitame pidevalt positiivset külge, et siis kuidagi me loome endale hullult positiivsust. See on see manifesteerimise idiootsus. Minu meelest tuleb näha kõike, mis elus on. Tuleb näha negatiivsust, tuleb näha positiivsust. Ja tuleb küsida, mis mul siit õppida on. Mis ma siit kaasa võtan. Mitte teha nagu, et seda negatiivset osa ei ole, sest tegelikult ju on ju. Nii et teised ei saa paremini hakkama kui sina. Ära seda enam küsi. Vaata hoopis, mis oskused neil on, mis sinul ei ole. Ja sa tunned, kui sa vaatad kedagi, sa näed, et pilt ja heli ei käi kokku, siis seal ongi midagi viltu. Inimesed, emad vahepeal räägivad, et oi, minu lapsed, meil on küll väga head suhted ja siis sa vaatad lapse silmi ja sa saad aru, ei ole, selle lapse silmad on täiesti kurvad. Aga ema ei ole valmis tunnistama endale olukorda. Ühesõnaga, ära analüüsi teiste paremini, et kuidas neil läheb ja ära vaata nende sotsiaalmeedia ilu on ju. Ja see on 1 sekund. Seal on veel asju. Igas peres on upsid ja downid üles ja alla. Igas peres. Küsimus on oskustes, kuidas me nende madalseisudega hakkama saame. Vaata, mis oskused neil on. Kui ta ei oska sindki kuulata vestluses, ei oska ta kuulata ka oma lapsi. Saad aru, on ju? Kui ta ei oska lahendada sinu ja tema vahelist konflikti, ei oska ta lahendada ka kodus mitte ühtegi konflikti. Ja see hakkab paljastama tegelikult tõde. Päris karmi tõde. Inimestele meeldib teeselda. Aga teesklus on päris kiiresti paljastatav. Millal ma lõpuks kohale jõuan? Sellele küsimusele ma ka enam ei vasta, ma olen alati kohal. Sa oled täpselt seal, kus sa oled. Sa oled täpselt selliste mõtete, tunnete kehaga, nagu sa oled. Sa oskad täpselt seda, mida sa täna oskad. Küsimus on, mis sa siit edasi teed. Ongi kõik. Sul ei olegi mitte kuskile kohale jõuda, on ju? Nii et aasta 2025 õpetas väga palju ja need küsimused me kirjutame aastal 2026 korstnasse, on ju. Muudame täiega mindseti. Nii et ma olen alati piisav, ma olen alati olemas, ma olen siin, ma olen praegu ja mul on täna need oskused. Ja kui vaja, õpin kribinal, krabinal, sibinal, sabinal kohe juurde. Nüüd küsimused, millega ma uude aastasse lähen. Mis vajab minus sel aastal rohkem ruumi? Mis on see minu põhiline fookus? Minus endas. Minus, mitte kellegist teises. Mitte ma ei vaata hetkel väljapoole. Ja mina tean seda, et ma tahaksin, et kui ma oma keha vaatan, et mu esimene mõte oleks ja tunne oleks automaatselt, reaktiivselt, vau, ilus. Olenemata sellest, milline mu keha on, et mul oleks austus ja armastus oma keha suhtes. Ja see on see, mis vajab sellel aastal, millele ma panen põhifookuse. Sest see on olnud minu elu üks kõige raskemaid asju üldse on enesevihkamine, keha vihkamine.
Ükski laps ei vihka ennast, mitte ükski laps ei vihka oma keha, see õpetatakse ja ma olen kahjuks selle edasi õpetanud. Ja minul lasub nüüd vastutus see asi ära lõpetada endas, siis muutuvad minu sõnad autentseks, usaldusväärseks ja siis ma saan aidata oma lapsi, mitte sekunditki enne. Nii et päris suur vastutus aastal 2026 ära teha. Aga ma tean, kuidas seda teha. Mul on tehnikad, teadmised ja nüüd tuleb see lihtsalt ära teha. Millal ma kiirustan? Kuigi tegelikult ei ole vaja kiirustada. Minu üks tunnetest on olnud turvatunde puudus ja ärevus sellest. Ehk appi pidevalt juhtub midagi halba, helistab tundmatu number, okei, mis ma valesti tegin, tuleb koputus uksele, kuigi ma mitte kedagi ei oota, appi, kes see nüüd on. Pidev sükune ohutunne, pidev turvatunde puudus, pidev sükune turvatundest nagu sükune ärevus. See on olnud minuga nii kaua, kui ma ise ennast mäletan. Ja see on pannud mind väga palju elus kiirustama ja üle tegema. Näiteks koer haugub õues, siis kohe tuleb siuke pinge, mida teised ütlevad. Nüüd ma saan karistada. Vaadake, ma olen ise ennast nii palju uurinud juba 15 aastat, et tegelikult sünnist saati. Aga 15 aastat teadlik nagu siuke sihikindlamalt siis. Et ma suudan väga hästi ära sõnastada pingeid enda kehas. Ja see on hästi suur oskus tegelikult. Ja siis ma olen avastanud, et kiirustamine on tõesti üks minu selline riukalikum omadus. Ja millal ma siis kiirustan? Just siis, kui ma nagu tunnen ohtu, turvatunde puudust. Karistuse hirm. Ja mis te arvate, miks ma seisan väikeste laste eest? Sest ma näen, kuidas karistamine mõjutab mind tänase päevani. Kuidas ta rikub ära seda, mida ta ära rikkuda ei tohiks. Ma näen ju seda. Ma näen ju seda, kuidas ta paneb mind liigselt tegema, liigselt kummardama, liigselt taluma, liigselt kannatama. Ja sellepärast ma väga südamest teen oma teadlikuma ema brändi ja tark mina brändi just selleks, et vägivalda oleks vähem laste suhtes, oskusi oleks laste suhtes rohkem. Sest ma siiamaani, ma olen 43, siiamaani korjan kilde kokku. Ma ikka naeran, ma pole veel elama hakanud. Aga ma tunnen oma südames, et nüüd 2026 hakkab minu elu pihta. Nüüd on killud enam-vähem koos. Ehk see, mis minus on, ta ei juhi mind enam. Ta on minus, see ärevus, turvatunde puudus on veel minus, aga ta ei juhi mind enam. Ja seda tugevamalt ma seisan emade selja taga ja laste eest. Siis ma näen, kui palju aega läheb lihtsalt raisku. Nii, kus kohas ma peaksin rohkem kuulama enda keha? Hea küsimus. Näiteks kui keha tahab minna pissile, kakale, kohe tuleb kuulata. Ei ole küsimuski ära venita. Keha tahab juua, anna. Keha tahab süüa, anna. Just see viimane, keha tahab süüa, anna. Söögi teema on olnud ka minu jaoks hästi keeruline, mis on nüüd juba lahenemas. On just see, et mul tekkis ärevus, kui ma sõin. Appi, nüüd ma olen paks. Seda mul enam õnneks ei ole. Nii et nüüd ma saan oma kehale anda süüa, kuidas ta tahab. Ja lõpuks ma suudan eristada emotsionaalset söömist keha vajaduslikust söömisest. Mis aitab mul pärast eksimist tagasi tulla? Minu jaoks on olnud alati see väga suur probleem, et kui ma eksin, siis ma olen läinud enese piitsutamise tsüklisse. Ennast maha rääkinud, ennast ise mõnitanud, endalt ise tiivad ära lõiganud. Ja inimesed teevad seda, kui nendega on seda lapsepõlves tehtud. Ja minuga on seda tehtud, ma isegi mäletan seda. Aga see ei ole normaalne. Nii et mis aitab mul pärast eksimist tagasi tulla, mind aitab siis, et kõigepealt ma teadvustan, et ma hakkan nüüd seda kõike tegema, ennast maha rääkima, kõike seda, siis ma teen ühe siukse tehnika, millega ma lõpetan selle protsessi ära ja siis ma käivitan teise protsessi. Ehk mind aitab väga spetsiifiline tehnika, mis sind aitab. Ja mida ma ei pea sellel aastal lahendama, vaadake, kaalu teema tuleb lõpetada ära, lahendada tuleb hoopis teine teema. Toitumine ja liikumine.
Minu meelest väga head sellised küsimused, kuidas sulle tunduvad? Ma arvasin alati, et probleem on minus. Nagu, et mina olengi probleem. Aga tegelikult on hoopis see, et oma mõtete, tunnete mittevaldamine, oma keha vajaduste mittemärkamine, oma reaktsioonide mittevaldamine, tegelikult see on probleem. Inimene ise pole mitte kunagi probleem. Ja ma märkasin, et tegelikult oli probleemiks hoopis minu oskuste puudus. Ja kui ma nüüd olen siin 20 aastat oma oskustega siis nii-öelda tegelenud ja neid lihvinud, siis see on olnud päris lahe teekond. Inimesed vahepeal kardavad iseendaga tegeleda, sest et inimeste sees on nii palju valu ja selle valuga kontaktimine tegelikult on päris valus. Aga kui sa ei tee seda üksi, kui sa teed seda õigete teadmistega, hästi hoituna, siis ei ole valu, millele ma otsa ei saaks vaadata, on ju. Ja kõik need muutused, millest ma teile siin täna rääkisin, ei ole juhtunud üleöö, 20 aastat tööd. Muidugi ma tean, et see on väga ebaseksikas öelda inimestele, et tuleb nii pikalt tööd teha, on ju. Sest tavaliselt on nagu, mul ei ole aega. Aga see töö ise on protsess, mis annab hästi-hästi palju. Mu elu on läinud väga-väga elusaks. Ja kui need küsimused jäid sulle südamesse ja sa tundsid, okei, ma tahan ka neile vastata või sa juba vastasid ja siis avastasid enda kohta midagi, siis need küsimused tulid sinu ellu just täpselt õigel ajal. Kuule tead, mis sa arvad, kui aasta 2026 võiks olla aasta, mil sa hakkad liikuma elu suunas, mida sa tegelikult tahad, emaduse suunas, mida sa tegelikult tahad, nagu päriselt. Nii et sa iga päev näed muutust. Ja pea meeles, teadmine, mis viib sihile, on kulda väärt. Ja rasked aastad on aastad, mis lihvivad teemanteid, on ju. Ja minu meelest kõige suurem oskus, mida me inimestena saame üldse öelda, et ongi väga-väga suur oskus, on oskus tõusta. Täiskasvanuks olemine, emaks olemine ei tähenda, et me teeme õigeid valikuid. Nagu meil tekib analüüsi paralüüs, kui me otsime seda õiget valikut, õiget asja kogu aeg. Vaid me teeme valiku ja me vastutame selle valiku eest. Ja kui see valik viib meid pepuli maha, siis meil peab olema oskus tõusta. Ja ma soovin sinule uueks aastaks, et sa julged valida. Et sa julged võtta vastutust oma valiku eest, ei lähe enese piitsutusse ja kui kukud tagumiku peale maha, et sa oskaksid tõusta. Ja pea meeles, teadlikum ema klubi on sinu jaoks alati olemas. Järgmise episoodini.